lõppu akordiga, et me lõikasime sealt edasi Karepale, kus vaatasime seal Sagritsa muuseumi aita, et selle me tegime nüüd mõne aasta eest, 2016 tegime korda. See oli üsna mahukas töö, me olime juba mitu kuud olime seal koha peal. Koos paarimehega vahetasime ridamisi palke ära, tõstsime hoone kõrguse paika, tegime talle vundamendi ja täiesti uue katusetarendi peale. Muhumehed tegid pärast ära veel rookatuse. Mul on Joosepit näha tõutult hea meel, sest et ma tavaliselt ei kiida ühtegi inimest, aga ma ühel sellel kevadistel hommikul ma helistasin Joosepile ja ütlesin talle, et ma tänan sind tehtud töö eest. Et nüüd on see ait, milles ma olin, põhimõtteliselt ma olin selle nagu maha kandnud, aga Joosep koos, oma kolleegiga suutis selle täiesti nagu tuua elukõlblikuks ja mis nüüd siis, me just siin arutasime, et see elab üles kindlasti meie aja. Nii et see on nagu õige. Aga Joosep küsis, kus te olete? Te oletegi Kalamäe talus, ehk siis nüüd Sagritsa muuseumis, mille üks objekt see ait on. Siuke vana talu, no mitte nii ürgvana, vaid 19. sajandi alguses rajatud Seljamõisa renditalu, kus on siis kalamehe koht, kes püüdis Seljamõisale kala. See oligi tema nagu renditasu, et ta püüdis kala ja siin on olemas paar niisugust väga väärtuslikku objekti. Üks on muidugi see ait, mis on nüüd päästetud, siis teine on elumaja ja minu oma silmis, nii palju kui keegi võiks vabandada, on ikkagi see silmuköök, millist sellist üldse Eestis ei ole. Et ma arvan, et uks on lahti, te võite sinna sisse minna ja see ootab just restaureerijaid. Et see kokku ei kukuks, eks ole? See situatsioon, kui me siia jõudsime, Avega meil oli mingisugune istumine siin, kus kõlas väga vastakaid arvamusi, et kas üldse maha võtta või mis sellega teha, aga tegelikult ta ei olnud nii halvas olukorras üldse. Kui tal oli üks probleemkoht, oli siin ees, oli kask oli kasvanud, ühest vitsast oli kasvanud suur puu ja oli katusele väga palju halba teinud, nii et see katus nägi üsna rääbis välja. Aga tihti on puitmajadega see häda, et kui ta väljast närune välja, siis esimene reaktsioon on inimeselt võtame maha. Kui nüüd lähemalt vaatama hakata, siis tegelikult ei ole tihti üldse nii hull. Tuleb lihtsalt rahulikult süveneda ja ükshaaval läbi vaadata ja siis korda teha. Ja kask oli üks probleem. Teine probleem on see maja ise on siia nüüd jõe nagu perve peale tehtud, see on üsna liivane pinnas ja tal oli vajumismured. Kaks erinevat hoonekest on erineval ajal ilmselt siia jõudnud ja hädapärast kivid on sinna alla pandud, aga seal olid nagu kõvad vajumised. Ja üks probleem näiteks sellel aida poolel on see, et tal ei ole väga palju salapunne, nii et oli lääpa vajunud ja kuna salapunne on vähe, siis ta hakkas vaikselt alla jõe poole vajuma. Ja siis see oli üks selline probleemkoht, mille me pidime ära lahendama. Tal oli koos kõiki nende muutustega oli üksjagu alumisi palke kannatada saanud. Ja kogu katusetaarind oli sedasi, et nagu jeeli püsis veel koos, aga õnnetu oli, et see sarikate samm oli üsna juhuslik ja sarikat materjal ei olnud just väga hea ja erinevad lekked olid seal ka neid sarikaid juba kahjustanud. Et põhimõtteliselt see katusetarindi me rekonstrueerisime, et see murispuude ring, talade, sarikate osas on kõik uus. Kõik vana alaosa on üsnagi autentselt säilinud, siin on alumiste palkide vahetamine. Siin vahepeal on üks post, kuhu on sellised lühikesed palgikesed toetatud, nii et kui need kahjustanud palgid saisid teist ära, siis oli juba üsna lihtne nagu vasenduspalk, ristupalk, asenduspalk, ristupalk, asenduspalk, nagu siin, sai hästi mõnus, et nad järjest siia ära panna, et ei olnud väga selliseid jätkamise probleeme. Ja Gert tegi mul vahel huvitavaid krutskeid ka, et ta teinekord suutis mõne vana sellise pähiku veel taas kasutada ära. Siin on üsna lahtise olemisega. Kuidas seda nüüd öelda? Kui hambaarst võtab su suu ette, siis ta päästa, mis ta päästa annab, eks ole.
see, mis on kahjustunud, tuleb ära võtta, kuid seal võib olla piisavalt, et see hambatarind püsib koos ja siis ta paneb plommi selle ümber.